Nii, hakkame peale. Head kohale tulnud. Õnnitlen teid Tallinna Polütehnikumi 100. aastapäeva puhul. Mul on hea meel, et teie, kes te täna olete siis arvuti, telekommunikatsiooni ja elektroonika inimesed, leidsite aega tulla siia meie kooli vaatama. Teil oli võimalus täna ekskursioonil käia, kes ei jõudnud, võib ka kella 6-ni meie majaga tutvuda. Ja täna astuvad siis teie ette 2 arvuti valdkonna inimest. Esimene ettekanne on siis Mait Poskalt tarkvaraarenduse teemal ja pärast teda tuleb siis Reijo Sirile. Nii et loodame, et päev tuleb huvitav ja pärast võite ka veel meie majaga jätkuvalt tutvuda, saada tuttavaks uute kolleegidega ja kaasaegsete praeguste töötajatega. Ja edu teile! Aitäh! Ja annaksin sõna nüüd Tea Soogenpitsile, IT ja telekommunikatsiooni eriala asejuhatajale tervituseks. Ole hea! Aitäh! Tere, kallid vilistlased ja külalised! Tervitan teid Tallinna Polütehnikumi IT ja telekommunikatsiooni eriala osakonna poolt. Meil on hea meel näha teid täna kõiki siin kui meie vilistlasi ja kooli koostööpartnereid. Teie olete need, kellest meie majas räägitakse legende, keda tuuakse õpilastele eeskujuks. On juba päris pikalt seda tehtud ja kui nüüd võtta ühiselt ette näiteks kirjutada vilistlaste meenutuste raamatut ja me paneksime siin ausalt kõik kirja, millega te olete siin majas oma õpingute ajal silma paistnud ja millega te õpetajatele meelde jäite, siis tänased noored saaksid seda rahus tõdeda, et ei olegi enam neil midagi jäänud niisugust suurt ja põrutavat teha või midagi tõelist korraldada, mida juba teie omal ajal ei ole ära teinud. See, mida te tegite, mis neil siis pelgalt üleks, on see, et tegeleda benchmarkinguga, ehk siis nagu tänasel päeval moodsas kõneviisis võiks nimetada, et lähtuda eeskujudest ja olla siis teie eeskujust lähtavalt innovaatiline. Tänased esmakursuslased küsisid mu käest selle aasta alguses, et mida põrutavad võiksid nemad koolis korda saata, mida juba varasemalt meie vilistlaste poolt tehtud ei ole. Mul jääb muud üle kui tõdeda, et tegelikult on kõik proovitud, on kõik saavutatud, aga maailm on muutunud. Kui varasemalt oli orienteeritus üksikule ja tänaseks siis see orienteeritus on suunatud ühistele väärtustele, siis nende võimalus ennast leida ongi paista silma millegi uuega, läbi siis suhtumise, kus nad tegutsevad koos, et ühiselt maailma muuta ja luua maailmale uut väärtust. Vaatamata kõigele huvitavale ja enneolematule, millega te suutsite omaaegsetele õpetajatele meelde jääda nii heas kui ka halvas, olete teie täna väärtuslikud tunnustatud ühiskonnaliikmed, kes oma elu ja tööga on Eesti arengusse panustanud. Te olete need, kes teavad omast kogemusest kõige paremini meie maja siinset haridust, selle hariduse väärtust ja seda, mida need noored inimesed selle hariduse omandamise teel läbivad. Seetõttu on suurim hea meel tõdeda, et just teie olete meie noortele eeskujud ja tulevase teie tööellu sillutajad. Täna, kui te siin vanas koolis jalutasite, nägite kindlasti, et palju on muutunud. Küll aga teie pärand olla oma eriala parim ja saavutada parimaid tulevusi siin majas traditsioonide ja suhtumise näol on siiski endiselt säilinud. Tänan teile meile pärandatud tõesti toreda kooli eest. Aga tere päevast ka minu poolt. Minu nimi on siis Mait Poska ja kindlasti on väga suur au sellel pidulikul päeval siin olla. Ja minu eesmärk on siis rääkida tänasel päeval sellest, mis on tarkvaraarenduses populaarne. Ja siinkohal ma võin öelda, et see valdkond on kuidagi jälle uuesti arenema hakanud, eriti viimase 2-3 aastaga, et kus toimuvad tegelikult hästi suured kontseptsiooni muutused. Ja tegelikult alguses seda kõike kokku panna oli üpriski keeruline. Et kui minuga võeti ühendust ja uuriti, et kas ma soovin rääkida, muidugi ma soovin rääkida, et võiks rääkida, mis on tarkvaraarenduses uut, siis seda on tegelikult väga palju. Et nii meeskonna juhtimine, kuidas töötavad tarkvaraarenduse organisatsioonid, kui ka siis kõik see osa, mis puudutab reaalselt tarkvaraarendust. Ja tänasel päeval me siis keskendun põhiliselt nendele populaarsetele tehnoloogiatele, mis siis on tarkvaraarenduses kasutusel. Ja hästi lühidalt endast ka,
olen õpetanud ka siin samuses Polütehnikumis, kus me siis õpetasin just veebiarendust. Tänasel päeval õpetan aktiivselt veel Eesti Infotehnoloogia kolledžis ja tegelikult minu põhitöökoht asub siis NetGroupis, kus ma tänasel päeval olen tarkvaralahenduste arhitekt. Ja peamised tehnoloogiad, millega ma tegelen, on Microsofti tehnoloogiad, aga nagu see IT-inimeste kiiks on, et kõik uus ja põnev tuleb ka omandada. Aga kui mõelda nende samuste populaarsete teemade peale, eks siis teema number 1 on cloud, pilv. Ja mulle teadaolevalt tegelikult ka Polütehnikumi meilid, kogu meilisüsteem peaks olema tänasel päeval pilves. Ja kui minna aastaid tagasi, siis tegelikult kuidas kogu see mudel jällegi välja nägi, oli see, et selle jaoks, et näiteks oma mingisugust veebi kuskil majutada, on meil vaja servereid. Ostame. Ja siis meil serveritel on vaja tarkvara. Ostame. Võrguliikluse eest tuleb ka hoolitseda. Ostame. Teeme lepingud. Jõudlust oleks vahepeal juurde vaja. Ostame sinna suured kastid uuesti juurde. Ja lisaks sellele siis halduskulud, litsentsitasud, tööjõukulud, kes seda kõike haldaks. Aga kui rääkida pilvest, ja sellest pilvest võiks rääkida 10 tundi, siis tegelikult lihtsustatud kujul ma ütleks, et seda pilve võib ühest küljest vaadata ka kui rentimist. See tähendab seda, et kui meil on vaja üles panna mingisugune infrastruktuur, siis tegelikult meie lähme oma pilvepakkuja juurde ja ütleme, et mul oleks vaja sellist riistvaralist konfiguratsiooni ja automaatselt on mul olemas need samused serverid, mul on olemas tarkvara ja mis kõige olulisem siin selle juures on tegelikult see, et ma reaalselt maksan selle eest, kui palju ma seda ressurssi kasutan. Sest traditsiooniline näide, millega tihtilugu tegeletakse, on see, et kui vahepeal kuskil veebirakenduses tekib suur koormus, siis ostetakse juurde riistvara, et selle kõigega toime tulla. Aga teinekord see suur koormus tekib ainult 2 korda aastas. Kas ei oleks palju lihtsam variant, et kui tekib suur koormus, siis on mul rohkem serveri ressurssi ja kui koormus läheb väiksemaks, on mul seda ressurssi tunduvalt vähem. Ja tegelikult selle automatiseerimise eest hoolitsevad meil need samused pilvelahendused. Hästi oluline aspekt selle kõige juures on haldamine. Et sisuliselt kogu selle meie infrastruktuuri haldust saab siis teha tegelikult läbi veebiliidese. Ja sellel on jällegi järgmine eelis, et meil on olemas ligipääs sisuliselt sinna ükskõik kus kohast. Mis siis ühtlasi peaks kaotama ka meie neid samuseid halduskulusid. Ja samal ajal on hoolitsetud selle eest, et meie andmed oleks back-upitud, turvalisuse eest, et selle eest on kõik hoolitsetud. Meie ei pea tegelikult sellega eriti manageerima. Kui tarkvara on vaja uuendada, siis selle uuendamise eest vastutab samamoodi meile see samune teenusepakkuja. Aga mina lähenen kõigele tarkvara arenduslikust aspektist. Et tegelikult üks põhjus, mille pärast viimasel ajal kogu see pilvetemaatika on eriti aktuaalseks läinud, on põhjus, et tänasel päeval, kui arendada oma tarkvara, näitena veebirakendust, siis ei oma tähtsust, kas see tarkvara on plaanis panna hiljem pilve või kasutada seda oma serveris. Sellepärast, et koodi kirjutamine iseenesest toimub täpselt samamoodi. Kui minna jälle mõned aastad tagasi, siis oli olukord, et kui me soovisime, et meie rakendus töötaks pilves, siis see tähendas seda, et me pidime oma koodi niimoodi kirjutama, et see rakendus hakkaks hiljem pilves ka tööle. Ja mis näitab siis ka pilve populaarsust, et isegi tegelikult Eesti tasemel on meil tekkinud juba mõned kliendid, kes vaikselt ise uurivad, et aga äkki me teeksime selle lahenduse ikkagi pilve peale. Et meil otseselt ei ole ühtegi reaalset klienti, kes oleks oma tarkvara veel pilve majutanud, aga selle peamine põhjus on see, et mitte keegi ei soovi olla kunagi esimene, eks ole. Et kõik on vaimustuses ja siis kui jõuame reaalsete kokkulepeteni, siis antakse märku, et kuna me ei soovi ikka esimesed olla, siis me natukene ootame. Ja mis veel pilve puhul on muutunud, on tegelikult see, et hästi palju arendusi, mida tänasel päeval tehakse, on nii-öelda cloud first arendused. Ja see on hästi huvitav suunamuutus, et me tegeleme igapäevaselt integratsioonidega. Integratsioonide jaoks on olemas spetsiaalne tarkvara.
Ja tänasel päeval on olukord, kus seda tarkvara uuendatakse, aga seda uuendatakse pilvelahendustes. Ehk kui meie lahendus oleks pilves, me saaks neid võimalusi kasutada juba tänasel päeval. Aga nii-öelda reaalselt nagu nende toodeteni, mis paigaldatakse siis otse serverisse, nendeni jõuavad need samused uuendused hinnanguliselt alles aasta või 2 pärast. Et tegelikult seda kogu pilvendust natukene suunatakse ka. Probleemid, mida kardetakse, on eks ju kogu see privaatsuse temaatika, et aga kui keegi saab ikkagi mu need samused andmed kätte. Ja hästi huvitav aspekt on veel riigiettevõtete puhul seadusandlus. Sellepärast, et pilve puhul, eks ole, öeldakse, et andmed võivad meil olla ükskõik kus kohas maailmas, aga tihtilugu, kui on riigihanked, siis riigihangetes on punkt sees, et konkreetne toode peab asuma Eestis asuvas serveris. Ja tänasel päeval küll tegeletakse ka selle osaga, et neid pilvelahendusi oleks võimalik riigis siis kasutada, aga seal on hästi palju juriidilisi aspekte. Et ma tean, et Microsoft teeb erinevate riigiasutustega antud hetkel koostööd, et oleks siis kunagi võimalus, et meil need samused pilvelahendused saaks olla ka riigis kasutusel. Teine huvitav suunamuutus, mis on toimunud, on tegelikult SQL või NoSQL. Et kui me räägime SQL-ist, siis SQL-i puhul oli meil see traditsiooniline mudel. Meil on olemas andmebaas, andmebaasis on erinevad tabelid on omavahel seotud läbi erinevate võtmete ja siis, kui me hakkame seda infot kõike kokku panema, siis tuleb erinevate võtmete järgi hakata SQL-is päringuid kirjutama. Aga see kõik võtab taaskord ju tegelikult aega. Et antud juhul ka, kui meil oleks vaja see tootedetail kokku panna ja samal ajal kätte saada tooteinfo ja see samune tellimuste info, siis me peaksime hakkama otsima, et anna mulle konkreetne tellimus, anna mulle konkreetne toode ja see võtab aega. Päringud võtavad aega. Ja kui rääkida siis sellest samusest tänasest päevast, siis internet arenes edasi, et kogu see relatsiooniline andmebaasi mudel töötati välja vist kunagi 1970-ndatel. Aga internet arenes edasi ja kui me mõtleme ka oma nende samuste veebide peale, siis tegelikult internetilehtedel hakkas tekkima rohkem liiklust, mis tähendas seda, et andmebaasis läksid need samused päringud järjest mahukamaks, neid oli vaja rohkem töödelda. Selle jaoks oli esimene lihtne lahendus, et ostame järjest suuremaid kaste ja siis paneme neid kaste üksteise kõrvale, aga mingil hetkel oli neid kasutajaid nii palju, et sellest enam ei piisanud. Ja kui me mõtleme, eks ju, väikse tädi Maali lehekülje peale, siis ei ole arvatavasti probleem, aga sellised teenusepakkujad nagu näiteks Google ja Amazon olid nende probleemidega väga hädas, sellepärast et nendel lehtedel oli tegelikult äärmiselt suur liiklus. Ja Google ja Amazon hakkasid siis välja töötama nii-öelda oma andmebaasi mudelit. Ja Google'i puhul sai selleks nimeks Bigtable, Amazoni puhul sai nimeks Dynamo. Ja sealt ka teistel IT-inimestel hakkas tekkima mõte, et kas sellele samusele SQL-ile siis ei ole olemas mingisugust alternatiivi. Ja siis sellest nii-öelda üritusest sündiski NoSQL. Ja NoSQL siis ei tähenda mitte seda, et SQL ei ole üldse, vaid see tähendab seda, et see ei ole ainult SQL. Aga hästi huvitav on selle nimetuse saamise lugu minu meelest. Et alati otsitakse NoSQL-ile definitsiooni, ametlikku definitsiooni kusjuures ei ole, aga kuidas tekkis nimi NoSQL? Aasta oli 2009, kui need samused Google'i ja Amazoni esindajad koos teiste IT-inimestega plaanisid teha konverentsi. Rääkida sellest, et millised võimalused on tegelikult lisaks SQL-ile, kuidas saaks seda andmete laadimist, pärimist kiiremaks teha ja neil oli vaja mingisugust hashtagi. Meil on üritus, eks ju, et kui üritusega seotud infot saadame, siis paneme sinna juurde mingi hashtagi. Twitteris tänasel päeval hästi populaarne teema. Ja siis soovitati, et aga paneks selleks hashtagiks NoSQL. Ja see on siis see samune punkt, et kuidas see nimi sündis. Ühest Twitteri hashtagist.
Siin on välja toodud need samused mõningad olulisemad nimed. Tänasel päeval NoSQL-i puhul kõige olulisemad lipulaevad on arvatavasti MongoDB ja Redis. Aga kui rääkida hästi lühidalt NoSQL-i üleüldisest kontseptsioonist, neid variatsioone on olemas hästi palju, siis seal andmeid ei hoita tavaliselt relatsiooniliselt ja see rakendus või see samune andmebaasi mootor on siis tegelikult juba disainitud klastri sõbralikult. Ja andmebaasi võib kõike salvestada. Andmebaasi võib salvestada siis kõiki valmis objekte ja mis kõige olulisem on see, et see info, mis andmebaasi salvestatakse, seda infot hoitakse enamasti mälus. Mitte ei salvestata kettale maha. Ja taaskord, kus kohast on selle eelis tulnud või miks seda kasutada, sest tänasel päeval mälu ei maksa enam mitte midagi. Ja kui ka loogiliselt mõelda, et ka on ju suur erinevus, et kas me küsime neid andmeid siis otse mälust või neid andmeid peaks hakkama lugema välja kuskilt ketta pealt. Ja lisaks, kui me võtame ette selle samuse oma order detaili näite, mis meil oli paar slaidi tagasi, et NoSQL-i puhul oleks meil valmis objekt, order detail, kus oleks juba kõik väärtused täidetud ja selle jaoks, et neid muid detaile kätte saada, ei pea tegema enam mitte ühtegi lisapäringut. Hoitakse seda samust objekti valmis kujul. Ja ainuke oluline selline murekoht teinekord nende NoSQL-idega on see, et transaktsioonid ametlikult tegelikult puuduvad. Transaktsioonid on siis mõeldud selle jaoks, et veenduda ka selles, et meie andmed salvestatakse. Et NoSQL-i puhul teinekord võib tekkida väikest andmete kadu, kui see ei ole korrektselt konfigureeritud. Ja siit poole pealt. See NoSQL on selline siis tehniline nüanss, mis on juurde tulnud. Aga mulle õudselt meeldib öelda alati lause, et me vajame kindlasti äppi selle jaoks. See on jälle üks samune kontseptsioon, mis on aastaid üleval olnud, kus äpi arendamine oli hästi populaarne, aga ma tänasel päeval julgen väita, et kui vanasti sai lihtsalt äppi arendada, siis tänasel päeval peab natuke mõtlema ka, et kas sellest tegelikult mingit kasu on. Et kui me lähme jälle sinna nutikate seadmete juurde ajas tagasi natukene, siis esialgu, kui nutiseadmed tulid, siis tulid meile ka rakendused. Ja siis oli sisuline lähenemine, et meil on rakendus. Mis see rakendus teeb? Ma ei tea, kas see on rakendus, see on uus asi, see on jõle lahe. Installeerin selle telefoni. Järgmine rakendus, sõber näitab, vaata rakendus, mis see teeb? Ma ei tea, kas on rakendus, vaata, jõle lahe, installeerime telefoni. Ja põhjus on, eks ole, lihtne, et inimestele meeldivad uued asjad. Teine oluline koht on ka see, et sellel hetkel meie igasugused nutiseadmed ei olnud nii võimekad. Ja mille jaoks enamasti äppi vajati, sellepärast, et kuvada täpselt sama sisu, mida me näeme tegelikult kuskil veebis. Aga lihtsalt telefoniga ei olnud seda võimalik mugav vaadata. Aga tänane päev on pigem stiilis esimese asjana, et me vajame mobiilset lehte. Üks põhjus on see samune, et meie rakenduse poed on täis paksult rakendusi. Ja lõppkokkuvõttes ka inimesed ei viitsi lõpmatult oma telefoni igasuguseid rakendusi installeerida. Sest kui ma soovin käia uudiseid lugemas, me arvatavasti loeme uudiseid erinevatest kohtadest, siis jõle tüütu oleks see, et Postimehe jaoks avan Postimehe äpi, ERR-i jaoks avan ERR-i äpi. Et see kontseptsioon enam hästi ei tööta. Ja sellepärast arendatakse tänasel päeval eelkõige neid samuseid mobiilseid lehekülgi, sest meil ei ole enam äppi vaja, et seda samust infot vaadata. Ja eeldus jällegi, et see kõik on saanud tekkida, on kindlasti need samused võimekamad seadmed, sest tänasel päeval nutitelefonil on juba väga korralik arvutusvõimsus. Mobiilides on olemas korralikud brauserid, mis suudavad neid veebilehti ka normaalselt kuvada, kui seal on ka rohkem informatsiooni ja kindlasti ka kiire andmeside, mis on tänasel päeval tekkinud. Ja muutunud siis on ka see samune rakenduse arendamise kontseptsioon, sellepärast, et see samune rakendus, kui seda hakatakse disainima, siis
see peab kasutajale pakkuma midagi enamat kui tavaline veeb. Et tänasel päeval ei ole see küsimus enam mitte see, et meil on vaja selle jaoks äppi, vaid küsitakse juba, et olgu, me sooviksime pakkuda kasutajale sellist funktsionaalsust. Me ei saa seda veebis teha, järelikult meil oleks vaja äppi. Ja hästi populaarne on siis ka kasutaja kaasamine protsessi, sest kasutajale meeldib ju protsessis osaleda. Ma saan ikkagi vajutada, midagi juhtub, ma saan kuhugi mingisugust informatsiooni saata. Minuga arvestatakse. Minu meelest see minuga arvestatakse punkt on üks kõige paremaid asju. Et kuidas teinekord mõnda mobiilirakendust välja antakse. Rakendus tehakse valmis täisfunktsionaalsuses, aga antakse välja ainult osalise funktsionaalsusega. Aga kasutajale on võimalus antud, et anna tagasisidet, mida sa sooviksid siin rakenduses veel näha. Need on funktsionaalsused, mis on tegelikult välja lülitatud, lastakse kasutajal natukene aega saata, neid samuseid ettepanekuid ja siis tuleb teade, me uuendasime rakendust. Tegelikult on mõned funktsionaalsused sisse lülitatud, kasutaja võtab rakenduse lahti, vaatab, vau, nad on minuga arvestanud ja see tekitab hea tunde. Ehk hästi palju pannakse rõhku sellele, kuidas tekitada inimesel hea tunne. Täpselt samamoodi nagu te poes käite, kui teil on ikkagi meeldiv müüa, siis te lähete arvatavasti sinna poodi tagasi. Ja üks võimalus, mille ma olen siin all välja toonud, mis hakkab ka kindlasti rakendustes levima, kui on vaja midagi maksta, siis mobiilsed maksed. Mul on olemas rakendus, ma tahan midagi osta, ma teostan makse otse selle rakenduse seest. Ma ei pea hakkama tegema eraldi ülekandeid. Ja lisaks kõigele on muutunud ka see viis, kuidas neid samuseid rakendusi arendada. Tänasel päeval meil on laias laastus olemas Android, iOS ja Microsofti rakendused. Mõned aastad tagasi, kui oli vaja neid rakendusi looma hakata, siis oli konkreetne lähenemine. Teeme native rakenduse. Androidi rakenduse programmeerime valmis Javas. Siis Microsofti rakenduse programmeerime valmis C-Sharpis ja selle samuse iOS-i rakenduse programmeerime valmis Objective-C's. Ja siis tehti selle rakenduse esimene reliis ära ja rakendust on vaja uuendama hakata. Ja see on jõle keeruline, sest uuendusi peab tegema sisuliselt 3 erinevas rakenduses, paralleelselt täiesti erinevates programmeerimiskeeltes. Ja mida siis jällegi tänasel päeval kasutatakse ära tegelikult mobiilset veebi. Väga paljud rakendused, mida te näete, on üles ehitatud stiilis, et on olemas mobiilsed vaated, mis kohanduvad mobiiltelefonile ja kui te oma rakenduse käivitate, siis seal taga kuvatakse tegelikult täiesti tavalist HTML-lehte. Ja ainuke rakenduse loogika on see, et sinna rakenduse sisse on ära programmeeritud, et mis lehtede pealt tuleks infot käia pärimas. Halduse poole pealt on see äärmiselt mugav, sellepärast, et kui rakendusel on vaja näiteks kujundust uuendada, siis ei pea mitte uut rakendust kuhugi poodi üles laadima, vaid veebilehes uuendatakse kujundus ära ja see samune kujundus muutub tegelikult ka rakenduse sees. Teine võimalus on igasugused cross-platform arendustööriistad. Kui võtta ette see konkreetne Xamarini näide, siis see tähendab sisuliselt seda, et kirjutan koodi valmis C-Sharpis ja automaatselt kood kompileeritakse valmis Androidi jaoks, iOS jaoks ja Windows Phone'i jaoks. Ja sellel on see oluline eelis siis, et vähemalt hallatakse seda samust koodi ühes keeles. Kujundus. Jälle minnes aastaid tagasi olid meil veebilehed, kus oli HTML ja CSS. Ja kuidas siis kujundamine välja nägi? Meil oli olemas kujundaja, kes joonistas valmis ühe pildi, pilt lõigati tükkideks, tükkidest pandi kokku HTML ja CSS ning siis hakati seda kõike kuvama. Ja see, kuidas see samune kujundus kokku pandi, kogu seda kujunduse loogikat sai täiesti suvalt oma loogika järgi kirjutada. Ja see tõi jällegi kaasa meile ühe probleemi. Ja see probleem oli selles, et kuna igaüks kirjutas kujundust mingisuguse erineva stiiliga, siis kogu selle kõige haldamine oli äärmiselt keerukas. Ja nii nagu meil on olemas tarkvaraarenduses erinevad raamistikud, mis lihtsustavad programmeerimist, siis tänasel päeval on meil olemas ka CSS raamistikud. CSS raamistiku kasutamise eesmärk on siis see, et see võimaldab tegelikult luua hästi lihtsa vaevaga veebilehtedele disaini.
Ja siinkohal on oluline punkt see, et isegi arendaja võib millegi kauniga hakkama saada. Siin on välja toodud siis nendest taaskord 2 populaarsemat. Ma igaks juhuks näitaksin ka ühte. Ja sisuliselt see tähendab seda, et kui ma sooviksin teha ilusat ja skaleeruvat veebi, siis võtame ette mingisuguse näite dropdownid, mis näeks ilus kaunis välja, siis selle jaoks, et ma saaksin valmis teha, siin on all üks näide, mingisuguse dropdowni, siis ma ei pea tegelikult CSS-i nüanssidest mitte midagi teadma. Ma võtan ette selle CSS-i, nagu HTML-i puhul ikka, siis on olemas meil mingisugused klassid, mis kirjeldavad siis ära, et missuguseid tükke CSS-is kasutada ja siis ma pean vastavalt dokumentatsioonile panema siia lihtsalt õigeid nimetusi. See on nagu programmeerimise õppimine, eks, et kui me õpime teatud käsud ja asjad ära, siis sellest tulenevalt me saame juba valmis kirjutada rakendusi, mis teevad midagi, et siin CSS-i puhul on ka, et me õpime ära klassid, mida vaja läheb, mis mida teevad ja sellisel juhul me saame hakata tegema juba täiesti mõistlikku kujundust. Ja mis ka kogu selle Bootstrapi juures on siis oluline, on see, et see on juba automaatselt ka skaleeruv. Ehk ma ei pea kujundamisest mitte midagi teadma eriti, aga mul on võimalus teha valmis juba skaleeruvat veebi. Nii. Ja siis on meil olemas JavaScript. Ja kui mõelda JavaScripti peale vanasti, siis JavaScript vanasti tähendas seda, et meil oli olemas suur hunnik JavaScripti faile. Kogu selle JavaScripti eesmärk oli natukene manipuleerida selle kasutaja liidesega, et kui kuskil nupul midagi vajutatakse, siis midagi kaob ära, midagi tekib asemele. Võib-olla laeme ka kuskilt dünaamiliselt infot juurde. Aga sellega kogu see JavaScripti võimekus justkui piirduski. Aga nagu ikka, kasutajad tahavad järjest interaktiivsemaid veebe, et oleks järjest vähem igasugust navigatsiooni, siis ka need JavaScripti failid hakkasid hunnikus kasvama ja lõppkokkuvõttes muutus kogu see koodihaldus päris keerukaks. Ja sealt on siis alguse saanud omakorda JavaScripti raamistike võidukäik. Ja see andis siis selle olulise eelise, et kui seda samust JavaScripti koodi kirjutada, siis tänasel päeval on seda võimalik kirjutada niimoodi, et kui ka kogu rakendus on JavaScriptis üles ehitatud, siis kui mõni teine arendaja vaatab sellele koodile peale, siis täiesti uskumatu, tema saab ka aru, mis seal koodi sees toimub. Ja selle eeldus on siis see, et kasutatakse ära taaskord erinevaid tarkvaraarendusmustreid. Et kui ette võtta mingisugune konkreetne tehnoloogia jällegi, mis tänasel päeval on populaarne, siis selleks on AngularJS. Ma teen natukese aja pärast hästi lühikese demo ka, et mida see tegelikult teeb. Aga kui kogu see samune CSS-i jaoks tehti valmis korralik raamistik, selle haldamine läks lihtsaks, JavaScripti sai juba inimese kombel kirjutada, siis sealt edasi on jõutud välja nende ühe lehe rakendusteni. Lühendatult kutsutakse neid spaaks, aga see ei ole kindlasti see koht, kus te puhkamas käite. Et jällegi minna natuke ajas tagasi, või see on ka muster, mida tänasel päeval näeb hästi palju, siis eks ju, kuidas toimub traditsiooniline HTML-i lehe kuvamine, on see samune, et serverisse saadetakse teele mingisugune päring, taga käib kuskil koodi loogika, kokku pannakse HTML ja siis kogu see HTML saadetakse kasutajale tagasi. Aga mis on siis nende single page application'ite mõte? Nende mõte on siis see, et selle asemel, et server peaks kõik aeg seda samust HTML-i renderdama, siis meil võiks olla olemas tegelikult võimalus, et server vastutab ainult andmete vahetuse eest. Ja see siis sisuliselt tähendab seda, et serveriga edasi-tagasi vahetatakse näiteks JavaScripti objekte, aga ei värskendata tervet seda HTML-i lehte siis kõik aeg serveri poolt uuesti.
ja see annab selle olulise eelise ka, et kui me mõtleme ka lehe laadimise kiiruse peale, eks ju, kui iga kord laetakse lehte, siis see tähendab seda, et kõik need JavaScripti failid, stiilifailid, kõik need failid laetakse iga kord serverist uuesti alla. Ja see tähendab sisuliselt seda, et see võib olla 2-3 megabaiti andmeid, mis on iga laadimise aeg täpselt samasugused, aga mida laetakse aina uuesti. Siis selle samuse single page'i mõte on see samune, et kui me seda samust infot serverist laetakse alla HTML leht ja korraga kõik vajalikud failid ka, mida meil vaja läheb. Ja edaspidi, kui andmete vahetus toimub, siis vahetatakse ainult neid väikseid vajalikke infoblokke. See annab puhkust meie serverile ja teeb ka rakenduse omakorda jällegi oluliselt kiiremaks. Aga arvestama peab siis sellega, et kogu see HTML-i kokkupanemisloogika siis tegelikult on viidud jällegi üle kliendi poolele. Ja selle eeldus on jällegi see, et tänasel päeval on meil olemas juba seaded, mille arvutusvõimsus on päris korralik. Võimalikud eelised, mis selle käigus tekivad, ehe näide enda ühest projektist on see samune, et kus mul on olemas arendaja, kes suudab kirjutada nii HTML-i, CSS-i, JavaScripti, siis tema tegeleb ainult selle graafilise osaga. Ja mina oma serveri poole pealt kirjeldan talle ära, et missugused andmeid ma saadan. Ja kui temal on need andmed olemas, siis ta saab oma poole pealt need vaated vajalikult kokku panna, ilma et mina backend arendajana peaksin hakkama üldse HTML-i kokku panema. Ja tihtilugu nendele samustele tarkvara arendajatele ei meeldi seda HTML-i ja CSS-i kokku panna. Sest siis tekib omakorda konflikt, kus kujundaja ütleb, et aga mina andsin sulle sellise HTML-i, sina kirjutasid sellise asja. Aga siis saab need 2 erinevat rolli omavahel lahku lüüa. Ja siit poole pealt on üks samune näide. Siin on siis välja toodud tegelikult lehed, mis on valmis tehtud selle samuse Angulariga, mis on ka siis need single page application'id, aga see leht, mida me siin ees näeme, ka see tegelikult on juba ise single page application. Ja antud juhul see siis tähendabki seda, et kui ma võtan lahti siit mingisuguse lehekülje, siis ma arvan, et te panite ka tähele, et kogu seda leheblokki ei renderdatud uuesti. Renderdati välja ainult see samune plokk, mille ma antud hetkel valisin. Ja ei ole selle IE-debugeriga üldse nii sina peal, nagu ma sooviksin. Aga asja mõte on see, et kõik see samune info, mida siin nüüd kuvati, see tegelikult laeti alla serverist mingisuguse JavaScripti objektina. Seal ei tulnud kaasa tükikest HTML-i ega tükikest muid üleliigseid asju, ainult puhas tavaline objekt. Aga jälle, minnes siis korraks tagasi mitte nii tehniliseks, siis iga tarkvara arendusprojekti juurde käib analüüs. Ja minnes jälle natuke aega tagasi, siis oli alati küsimus, et see analüüs, see on see 200-leheküljeline dokumentatsioon, mille põhjal me hakkame, arendama. Ja see protsess enamasti oligi, et kui meil oli vaja hakata analüüsi koostama, siis kõigepealt teeme valmis analüüsi, sellest tekib dokument, see dokument läheb arendajale, algab arendus, arendaja teeb oma töö ära, toode testitakse firma sees läbi, toode läheb testimisse kliendi juurde ja klient avastab vea. Analüüsi tuleb täiendada ja viga on triviaalne. Analüüsis oli mingisugune väli puudu või analüüsis, kui seda teksti lugeda, siis tuli välja, et see navigatsioon töötab teistmoodi. Ja selle jaoks, et siis seda samust kogu protsessi teha kiilsemaks, siis tänasel päeval on olemas tegelikult ka analüütikutel juba töövahendid, mis võimaldavad neil hästi kiiresti valmis disainida siis sellise prototüübi, et milline see leht välja näeb, millised andmed kuhu tulevad. Ja selle oluline eelis on see, et klient saab selle sisu üle vaadata ja ta saab veebi selle samuse näite peal suvalisse kohta kommentaare ka maha jätta. Et siin peaks näiteks mingisugune info juures olema,
seda infot mul ei lähe vaja, siin peaks olema navigatsioon teistmoodi. Ja tihtilugu ongi niimoodi, et kõigepealt alustatakse sellest, et proovitakse kokku panna kiire proto ja kui kiire proto on koos, siis tegelikult alles hakatakse seda samust analüüsi dokumenti kirjutama. Ja sellel on üks oluline eelis, jällegi puhtalt psühholoogiline, kui inimesele saata 100-200 lehte dokumentatsiooni, no kui suur on tõenäosus, et ta selle süvenenult läbi vaatab, eks ju, ei ole. Aga kui sellele samusele inimesele ette anda kohe midagi visuaalset, mida ta saab kasutada, siis on ka garanteeritud see, et see inimene vaatab üksi pulgi läbi, kas mul on need vajalikud väljad olemas, kas ma satun siit õigesse kohta. Ja ka arendajal on tööd tunduvalt lihtsam teha, sest tema saab täpselt samamoodi ette võtta selle analüütiku poolt valmis tehtud interaktiivse lahenduse ja vaadata siis kõrvalt kohe, et kuidas ka tema rakendus peaks käituma. Ning lisaks ei teki selliseid olukordi, et kus keegi oleks sõnastuses ühe või teise asja välja lugenud või mingisugused väljanimed oleks valed. Ja oluline punkt veel, turvalisus. Kuigi siin poole pealt võiks küsimus tekkida, et aasta on 2015, et miks me räägime tänasel päeval turvalisusest, kuidas see uus teema on. Aga see on tegelikult aktuaalne, et viimastel aastatel on läinud kogu turvalisuse teema aktuaalseks. Et kui vanasti oli olukord, kus kõik teadsid, mis turvalisus on, aga keegi ei tahtnud sellesse investeerida, siis tänasel päeval kõik teavad, mis turvalisus on ja nad soovivad ka seda, et nende rakendus oleks turvaline. Et vanasti kogu see turvalisuse jutt oli nagu selline arendajate temaatika, et arendajatele õudselt meeldiks, kui see asi oleks hästi turvaline, aga siis jälle küsitakse nende käest, kas meil on seda rakendust nii turvaliselt vaja. Aga tänasel päeval ka juba kliendid uurivad konkreetselt, et kui turvaline ja missuguseid nõudeid me peaksime täitma. Ja eks kindlasti on ka need igasugused suured rünnakud, neid samusid kõiki inimesi üles äratanud, et hästi palju nendest on jõudnud ka meediasse ja ma arvan, et üks kõige paremaid näiteid on rünnak, mida tehti Sony PlayStationi vastu vast 2-3 aastat tagasi, kus neil on kodulehel oli selline otsingukast ja seal oli lubatud SQL-i süstimine. No, see tähendab sisuliselt seda, et otsingu kasti sisse kirjutan natukene SQL koodi juurde ja ma hakkan andmebaasist reaalselt infot kätte saama. Ja see turvaauk lõppes sellega, et sisuliselt kogu nende klientide andmebaas saadi kätte. Aga tegemist oli tegelikult väga triviaalse turvaauguga. Ja arvestama peab ka sellega, et kui me räägime turvalisusest, siis eks ju me ei räägi ainult veebist. Et tänasel päeval on populaarseks muutunud ka autode crackimine või siis häkkimine, kuidas keegi soovib seda terminit kasutada. Ja on olemas täiesti proof of concept näiteid selle kohta, kuidas ongi auto tarkvarasse sisse häkitud, läpakaga näiteks, kasutades sinihambaühendust ja sealt on juba võimalik seda autot natukene juhtida ja natukene pidurdada. Ja viimane, mida mina nägin, ma ei mäleta kahjuks, mis mudel see oli näide sellest, kuidas mehed istusid rahulikult läpakaga oma kodus ja panid siis sõbra autoga sõitma. Ja sõiduaeg siis panid tal kojamehed tööle, piirasid kiiruse vist umbes 30 kilomeetri tunni peale. Ja see on tänasel päeval muutunud hästi aktuaalseks. Aga turvalisuse puhul on ka alati tekib see küsimus, et aga kuna meie rakendus on siis piisavalt turvaline. Ja kui rääkida just sellest samusest veebi poolest, siis tegelikult erinevad turvalisuse nõuded on tänasel päeval ka korralikult ära standardiseeritud ja sellega on tegelenud siis OWASP ja kui me enamasti näiteks tänasel päeval erinevate tarkvaraarendusprojektidega tööd teeme, siis esimene asi, mis me kliendile saadame, on siin see samune OWASP-i standard ja küsime ka üle, et millist turvalisuse taset sul oleks vaja saavutada. Sest ilmselgelt jällegi erinevatel asutustel võivad olla väga erinevad nõuded. Aga mille pärast seda on vaja teada? Vaja on teada sellepärast, et mida turvalisem rakendus, seda suurem arendusaeg ja mida suurem arendusaeg, seda rohkem raha sinna kulub. Aga oluline siis veel, et kindlasti, et tarkvaraarendus ei ole ainult veeb.
Tänasel päeval on olemas meil kontrollerid ja sensorid. See on teema, mille puhul mina nii spetsialist ei ole, aga siiski, kui jälgida neid trende, mis tarkvaraarendussektoris hetkel käimas on, siis igal pool öeldakse ka ära, et kontrollerid, sensorid järgnevatel aastatel hästi aktuaalne teema. Osalt ka sellepärast, et nendele samustele kontrolleritele igasugune tarkvara loomine on muutunud lihtsamaks ja see võimaldab pakkuda kasutajale väga terviklikke lahendusi. Et tänasel päeval jällegi populaarne teema peaks olema igasugused targad majad, mida on siis võimalik kaugelt juhtida või kui seda kõike veel enam edasi arendada, siis eks ju meil on mingisugused sensorid, mis oskavad infot vastu võtta, kui temperatuur läheb teatud kraadideni, siis kuskil peab midagi reageerima, mis siis hoolitseks selle eest, et me hakkaks seda samust maja kütma. Jällegi selline populaarne tegelikult kõikide inimeste seas, kellel on kuskil, lihtne näide, kui meil oleks Lõuna-Eestis suvila. Ilmselgelt ma ei sõida talvel iga päev sinna, et vaadata, mis see samune olukord on. Ja kuna nüüd igasugused sensorid ja see kõik võimaldab meil talletada hästi palju infot, siis järgnevate aastate puhul jällegi hästi populaarne teema on tegelikult andmete analüüs. Sellepärast, et kõik veebilehed, seadmed, autod ja nii edasi koguvad meeletus koguses informatsiooni. Ja on väga palju võimalusi, mida hakata selle samuse informatsiooniga peale. Et kõige lihtsam näide, meil on olemas tänasel päeval hambaharjad, mis hoiavad statistikat selle kohta, et kuna selle hambaharjaga pesti, kui kaua selle hambaharjaga pesti. Ja täiesti triviaalne näide selle kohta on see, et aga mis siis, kui mul oleks olemas äpp, mis võimaldab siis ette võtta selle info, et kui laps on nädal aega laagris, siis ma saan oma rakendusest vaadata, et kas ta neid hambaid päriselt seal laagris peseb ka. Tõeline lapsevanema tõsine probleem. Ja see samune, eks meil autod koguvad ka tegelikult väga korralikult informatsiooni. Ma tean, et põllumajandusmasinad salvestavad teinelugu informatsiooni enam-vähem millisekundi täpsusega maha, kus on võimalik välja võtta, et 2 päeva tagasi kell 4 see mees sellel ajahetkel vajutas sidurit. See info on kõik olemas, aga tänasel päeval see info tihtilugu ei jõua kuhugi, seda infot veel ei analüüsita. Nii-öelda siis operatiivselt, et see on ikkagi niimoodi, et see info on olemas, on probleem, ühendame läpaka taha, saame selle info kätte. Aga mis oleks siis, kui see samune info jõuaks kuhugi vajaliku punkti? No näiteks auto puhul. Mu autol on probleem, auto annab sellest märku, kõne läheb automaatselt autost juba sellele samusele edasimüüjale, kes sinna auto sisse on sätitud. Edasimüüja võtab kõne vastu, ütleb, jaa, ma näen, logides teil on sellised probleemid, arvatavasti on asi selles, võite edasi sõita, tulge neljapäeval minu juurde teenindusse. Et see on tänasel päeval see üks vaheetapp, mis on veel puudu. Sest tänasel päeval on ikka, mul on autol selline tuli, olgu, tulge teenindusse, nii paneme läpaka taha, võtame selle info välja. Aga see on autos olemas, see ei jõua tänasel päeval lihtsalt mitte kuhugi. Nii et minu meelest on teinekord täitsa huvitav mõelda, mida kõike saab sellega peale hakata. Ja teine oluline aspekt turvalisusest on, et ja kuidas kõike seda saab kurjalt meie vastu ära kasutada. Et sellepärast on see turvalisus muutunud väga oluliseks. Ja sellega ma lõpetaksin oma ettekande. Ma tänan, et te kõik mind kannatlikult kuulasite. Ma loodan, et oli midagi põnevat ka. Suured tänud teile! Aitäh sulle selle ülevaatliku ettekande eest. Ma loodan, et sa niipea siin meid äppidega veel ära ei asenda, et ikka mingi inimsuhtlus jääb alles, et Tallinna Polütehnika poolt siis nagu mitte äpiline kingitus. Ma tänan ja mul on väga hea meel, et see ei ole äpp.
Siis nutilahenduste juht, ehk siis tegelengi nende igasuguste nutiseadmetega, millest siin korra natuke oli juttu ka, nende integreerimistega ja nii edasi. Räägin täna teile siis IoT-st ja nutimajad ning nende juures siis pisut siis turvalisusest, millest ka põgusalt juttu oli. Proovin siin natukene tehnilisemaks minna ja rääkida siis, kuidas täna need nutimajad turvatud on ja kui hästi nad turvatud on. Ja kas nad turvatud on. Igasugust, mis see IoT üldse on? IoT on siis Internet of Things, ehk siis internet, mis koosneb seadmetest, mitte niivõrd inimestest, need samad seadmed nagu autod, hambaharjad ja nii edasi. Ja erinevate ennustuste kohaselt siis aastal 2020 umbes peaks meil olema 20 korda rohkem asju internetis, kui on inimesi. See on siis umbes 100 miljardit versus 5 miljardit. Täna meil on internetis asju umbes 10 miljardit ja inimesi umbes 3 miljardit. Mis tähendab seda, et see asjade kasv on väga eksponentsiaalne lähimate aastatega. Siis. Erinevates analüüsides tegelikult osad toovad välja, et isegi 200 miljardit seadet võiks olla selleks ajaks internetis meil, mis tähendab seda, et neid on palju. Ja need seadmed siis vale see. Kus need seadmed see on? Et kui meil maailmas on 7, midagi miljardit inimest selleks ajaks, siis see teeb ühe inimese kohta päris palju seadmed, üle mitmekümne. Kus need seadmed siis asuvad? Inimesel ei ole ju tegelikult järgmise 6 aasta pärast või 4 aasta pärast 20 erinevat seadet, mis internetis istub. Kuigi minul näiteks juba ma arvan, et see suurusjärk võibki seal 20 lähedal olla. Aga enamus neist tegelikult on kasutuses kuskil tootmises, äris, tervishoius, igasuguste monitooringute tarvis, transpordis, autode liikumisanalüüsimiseks, traktorites, nagu siin näide oli, igasuguste andmete analüüsiks ja nii edasi. Et enamus neist on pigem seal tootmise poole peal, kuigi inimesed seal umbes 10% juures on ka, et ligi lähedal siis, et ühel inimesel kodus on ka suhteliselt palju tegelikult neid seadmed aastaks 2020, kui või ise mõelda enda tarbimisharjumusi, siis sul on ju vähemalt 2 arvutit, kui mitte 3, sul on telefon, sul on võib-olla mingisugune hambahari mõnel kodus. Minul terve hunnik andureid kodus, mis analüüsib minu sisekliimat kodus ja selle järgi toimetab siis sisekliima korrigeerimiseks ja nii edasi. Ja need kõik istuvad siis internetis. Ehk siis väga palju seadmed. Ja tekib küsimus, et kui meil nii palju seadmed internetis on, kas see ei ole nagu ohtlik meile, et me anname oma kogu privaatse info kuskile big data või siis kuskil pilve, millest mitte keegi midagi aru ei saa ja kõik andmed on kuskil pilves, istuvad seal ja see sisaldab väga palju privaatset infot. Auto puhul siis kõik liikumissuunad, kõik see info, millal sa pidurit vajutad, millal sa sidurit. Ja kuidas seda siis nagu nüüd turvata, et kuidas see nagu siis võiks toimida. Aga ühesõnaga esimesed seadmed, 74 tegelikult olid siis esimesed seadmed, mis pandi internetti või siis võrku. Need olid siis pangaautomaadid. 91 siis tuli personaalarvutite buum, ehk siis tuli juurde terve hunnik personaalarvutid ja siis juba 2000. aastal umbes on terve hunnik igasuguseid sensoreid ja hambaharju ja kõike muud sinna rida-rodu pidi järgi tulnud. Ehk et nagu ma ütlesin, uued seadmed siis lukud, läbipääs, targad hooned, sealhulgas siis valgustid, kütted, vendid, jahutused, valved ja nii edasi. Vidinad nagu prillid, Google Glass tegi peened prillid, käid ringi, sul on siin kogu aeg mingi ekraan ees, kõik istub internetis, kellad, Apple tegi just kella, sõrmused, liigutad sõrme, mingisugused valgustid liiguvad. Kaalud, veekeedukannud, termostaadid, pirnid, kahvlid, lusikad, riided, hambaharjad ja nii edasi, riided, mis mõõdavad su kehatemperatuuri ja hoiab kuskil internetis infot ja nii edasi ja nii edasi. Ja päris tulevikus võiks üldse olla meil internetis mingisugused robotid, mida inimesed umbes mõttejõul juhivad. Aga nende seadmete turva siis täna. HP on teinud huvitava researchi 2015 või uuringu, kuidas on täna siis need vidinad siis turvatud. 90% seadmetest siis täna koguvad sinu kohta informatsiooni ja talletavad seda informatsiooni pilves.
kas või see hambari on. Käid rattaga sõitmas, paned oma mingisuguse äpi käima, Endomondo, mis näitab palju trenni teed. Põhimõtteliselt täna minu kohta on internetist võimalik minu 8-5 tegelikult 24 tundi minu liikumine teada saada, minu vererõhk tõenäoliselt, siis ma kannan tavaliselt seda kella endal käe peal, mis seda mõõdab ja nii edasi. Kus ma maksan, mis ma teen, põhimõtteliselt võib minu kohta piisava häkkimise korral kogu minu liikumise 24 tundi teada saada, sest kogu mu maja on ka veel nii-öelda tark ja see näitab ka, millal ma kodus olen, millal ma ei ole kodus ja nii edasi. 6-10 kasutajaliidesest täna on haavatavad tuntud meetoditega, seesama XSS ja SQL injection, millest eelnev noormees rääkis, mis on ka päris suur protsent, et need samad äpid, mida te seal kasutate pärast nende andmete vaatamiseks, need on siis ühel või teisel moel lihtsate meetoditega häkitavad. Nende samade SQL lausetega, nagu see Sony näide oli, et otsingukasti lisati SQL lause ja saadi andmebaasist andmed kätte. Ja 70% tänastest seadmetest kasutavad siis pilve või millega iganes suhtlemiseks krüpteerimata kanaleid. Ja 20% seadmetele saab ligi vaikimise parooliga, ehk siis inimesed on nii laisad olnud, et pole isegi viitsinud vidina parooli ära muuta. Siis ma mõtlesin, ma teen kohe näite, et kui lihtne see 20% siis kätte saada on. Näiteks võib Google'ist nüüd üles otsida õigete otsingusõnade korral. Näiteks mingit muudatusena. Ma ei teinud väga eeldud, et ma praegu siin loovalt lähenen sellele asjale. Ma mõtlen, et kindlasti ma sükse mõne seadme internetist leian Google'i abil. Üldiselt see, nii, ühe leidsin siit. Vaatame, kas sellel on vaikimise parool. Sellel ei ole, aga siit me saame enda otsingu sõna täpsustada. Hakkan kadunud. Ahah, Google vaatab, et ma äkin. Küsib, kas ma olen ikka inimene. Kui sellest Google'is ka hakkad isikukoodi asju otsima, siis ta hakkab sind lõpuks blokeerima. Et väga kaua siin ei saa möllata. Aga siis tuleb pingaviks. Nii, siin on terve rida neid nüüd. Ahah, ma olen ise väga Maci inimene, nii et pole Windowsit aastaid kasutanud juba. Iga 6 või mis meil oli, et me põhimõtteliselt peaksime juba kohe pihta saama mõnele. Et see ei tohiks kaua aega võtta tavaliselt, kui see
kui sa tead, mida sa otsid. Nojah. Tada! Leidsin praegu kontrolleri, see on vabalt programmeeritav kontroller, mis on internetis vaikimise parooliga. Kaua see aega võttis mul? Mitte väga kaua. Ma nüüd ei tea, mille ama see on. Kui siit hakata uurima, mille ama see on, siis võib selle olla mõne hoone sooja sõlm, see võib olla mõne hoone mis iganes. Mingisugune quattromain.nu on see aadress, kus peal ta istub. Ja siit saab kõiki seadistusi muuta, kõiki, mis selle taga istub, kõiki andureid muuta, seadeväärtusi muuta, hoone kütte kinni panna või mis iganes. Et siin ma ei hakka siin nüüd analüüsima, mis seade see nüüd konkreetselt on, aga midagi ta on. Ehk siis see täitsa vastab nagu tõele, et inimesed ei muuda parooli ja panevad seadmed päris julgelt internetti. Ja nii nad istuvad seal internetis. Ja neid seadmeid on väga palju. Kaamerad samamoodi. Eestis, ma arvan, on umbes 10 000, kui mitte rohkem kaamerapilti, mis on ilma paroolita internetis. Need on siseruumid, need on väliruumid ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis tegelikult, mida ma täna nagu öelda tahan, on pigem see, et võib-olla inimesed hakkavad igasuguste vidinete ostmistel pisut nagu mõtlema ka selle turva peale, et kuidas seda siis nagu turvaliselt või neid vidineid kasutada. Tarkades majades siis turvariskidest, et esimene on see sama punkt siin, see vaikimise paroolid, et kindlasti igasugused vaikimise administraatori paroolid, nagu antud näitel, tuleks esimesel võimalusel ära muuta. Pilv on minu hinnangul üks väga riskantne asi, et see Sony näide, et isegi suured ja tugevad ei ole nagu nii-öelda kaitstud ja kui seal pilves kuskil konkreetse teenusepakku juures istub terve hunnik tarku maju, siis kui sa sinna pilve suudad ühel või teisel moel kas selle sama SQL injectioniga sisse saada, siis sa saad väga palju kliente enda nii-öelda hõlma alla korraga. Mis tähendab seda, et ma pigem alati propageerin tarkade majade puhul selliseid autonoomseid ja ilma pilvesse integreeritud süsteeme. Siin Eesti tuntud nutimajade või tarkade majade tootjad või ehitajad, ma olen neid kõiki nagu salamisi turvatestida nendel teinud seal, siis siin, kes siin pilveteenuseid kasutab, siis ühel ma suutsin leida sellise turvaaugu, et see loogika käis nii, et inimene võttis selle seadme, pani endale koju, tegi oma maja targaks ja siis logis pilve sisse ja lisas selle seadme sinna pilve enda konto alla. Ja see konto alla siis vidina lisamine käis siis PIN-koodi alusel, mis oli selle seadme külge kleebitud. Ja ma suutsin aru saada, et see PIN-kood genereeritakse seadme MAC aadressi järgi, kuigi teab, mis seadme MAC aadress on. See on unikaalne aadress, mis pannakse võrgukaardile tehasest külge. Sooriti mingisuguse numbriga läbi ja saadi see PIN-kood. See on sama turvaauk, nagu kunagi Elionil oli see Wi-Fi-de teema mis hiljuti paras tagasi, et Wi-Fi võrgu nime järgi oli võimalik tuletada Wi-Fi võrgu parool, sest mõlemad olid genereeritud MAC aadressi alusel. Ja mis tähendab seda, et ma sain lisada enda konto alla suvalisi maju, sest et MAC aadressid on internetis avalikud ja nad väljastasid need seadmeid järjest. Küll aga ma ei saanud olemasolevaid maju endale lisada, sest et üks maja sai olla seotud ühe kontoga, aga kõiki tulevikumajasid ma sain enda alla juba lisada. Teine näide on, kuidas pilvest üks automaatikaettevõte uuendas oma kontrollerite tarkvara ja läbi meili saatmise liidese mul oli võimalik lisada faile sinna serverisse, mis uuendas kontrollerite tarkvara. Ja ma sain lisada oma tarkvara, mis automaatselt läks kõikide tema kontrolleritele peale. Mis tähendab seda, et tema kõik klientide kontrollerid olid minu nii-öelda hallatavad. Ma kirjutasin võib-olla oma mingisuguse tarkvara, mis teeb selle midagi teisiti, mida see omanik tahab, või saadab mulle infot selle maja kohta, millal see valves on, või mis PIN-koodiga ta näiteks valvesse pannakse ja ma võisin sinna majja vabalt sisse murda. Ja seal oli ka päris suur hulk kliente taga. Aga täna tarkades majades kasutatakse enamasti selliseid protokolle, mis ma siin välja toonud olen. Ma räägin kiirelt nende nii-öelda turvariskidest, mis nad on, mis nad teevad. Esimene on Loanworks.
seesama kontroller, mis ma siin Google'ist leidsin, see oligi Lonworksi kontroller. Lonworks on selline huvitav protokoll, töötab nagu arvutivõrk, on keerupaari peal ja siis seal keerupaari peal võib olla terve hulk seadmeid ja need seadmed siis omavahel suhtlevad. Lonworksi nõrkuseks on see, et ta on krüpteerimata nagu ka enamus neist protokollidest või kõik. Mis tähendab seda, et kui sa füüsiliselt sinna keerupaarini kuidagi ligi saad, siis sul on juba võimalik seda andmeliikumist siis mõjutada ühel või teisel moel. Küll aga reeglina sa ei saa füüsiliselt sinna majja ligi ja sinna enda arvutit külge panna ja siis mõjutada seda automaatika protokolli liiklust. Küll aga Lonworksist on olemas versioon, mis paneb selle sama andmeside selle õnnetu elektriliini peal. Ja elektriliinile sa saad ligi juba liitumiskilbist, mis on tavaliselt krundist väljaspool. Nii et nii kui sa LON-i topid kuskile elektriliini peale, siis peab ettevaatlik olema, et see elektriliin ei oleks väljast haavatav või siis sa pead selle kõrgsagedusliku mudru sealt välja filtreerima ennem kui see liitumiskilbini jõuab. Järgmine protokoll KNX, Euroopast kõige levinum võib-olla neist. Täpselt sama asi, töötab keerupaari peal, krüpteeritud ta ei ole, mis tähendab seda, et kui sa keerupaarile ligi saad, siis sa saad ka andmesidele ligi, saad kõike seda mõjutada, pealt kuulata ja jälgida. Küll aga tema ei tööta siis selle tugevvoolukaablist, ehk siis liitumiskilbist KNX-i mõjutada ei saa. Küll aga KNX-ist on olemas KNX RF, mis tähendab radio frequency, ehk siis KNX raadiosignaal. Ja see raadiosignaal on ka täiesti krüpteerimata täna. Mis tähendab seda, et kui sa suudad simuleerida seda KNX-i raadiosignaali, siis lähed selle maja vahetuslähedusse ja sa saad seda automaatika protokolli pealt kuulata, mõjutada või mida iganes teha, kõiki seadmeid juhtida, mis on juba seal kaabli otsas samamoodi, siis see RF repiidib kõiki seda, mis on liini peal. Nii et kui sa KNX RF-i kasutad, siis peaksid väga olulised olema, et füüsiliselt keegi su maja perimeetrist mööda ei pääse, et sinna raadiolaineni jõuaks. Paknet, Modbus, OPC, Talid, C-Bus, kõik sama lugu nagu KNX, välja arvatud, et nad ei tööta raadio peal. Kõik protokollid suhteliselt sarnased, üksteisele tehnilised nüansid siin on erinevad. Kõige muret tekitavam on see X10, mis siin 2000 alguses oli väga levinud, mis töötabki ainult tugevvoolukaabli peal, sellesama siis elektriliini peal ja sama lugu, et liitumiskilvist sa saad seda andmesidet mõjutada. KNX näiteks, ja need protokollid kõik, et ma olen käisin Taanis ühes hotellis, kus oli valgusjuhtimine tehtud KNX-i peale. Lihtsalt huvi pärast lüksin arvuti külge sinna andurile, mis mul toas oli. Ja loomulikult ma nägin kogu hotelli kõiki KNX seadmeid. Ma sain neid kõiki ümber programmeerida, kõiki mõjutada, kogu hotelli liiklust jälgida, sealhulgas suvalisi toa uksi lahti teha. Lihtsalt olin enda toas, vaatasin, et KNX andur, panen kurvikeere külge, vaatan, mis selle tuleb. KNX-i tegelikult saab filtreerida näiteks tsoonide või osade kaupa teatud turvaseadmetega, aga seda täna ma ei tea, et keegi üldse kasutaks. Ehk siis, kui sa hotelli teed, siis või avalik hooneid tervikuna, siis peab protokollide valikul päris hoolas olema. Tänase majade häkkimine ei ole nagu üldse mingi teemaks, keegi ei ole nagu üldse süvenenud selle peale, et nagu, kes seda tahab maja häkkida. Aga ma arvan, et see üks päev muutub aina rohkem ja rohkem populaarseks. Enamus häkkerid niikuinii on sellise suunitlusega, et kas ma saan. Neil ei ole tegelikult mingit majanduslikku huvi, välja arvatud mingid erandid, kus on mingi majanduslik huvi seal taga. Siis ma arvan, et see üks päev muutub aina rohkem ja rohkem populaarsemaks, kui noored tudengid saavad teada sellistest asjadest, kuidas need majad ehitatakse ja mida rohkem neid maju siis siia turule tekib, siis ma olen enam kindel, et üks päev need majad on väga haavatavad. Selles mõttes nad on haavatavad täna, aga lihtsalt selle muutub nii-öelda päevakorda. Ja sellega tuleb mul üks lugu meelde, kus punt noori võtsid mingi avaliku hoone, said selle automaatika protokollile ühel või teisel moel ligi, panid sinna oma mingisugused 3G ruuterid ja siis üle interneti juhtisid selle avaliku hoone, YouTube'is kuskil video ka, avaliku hoone valgust. Ja siis nad programmeerisid Tetris mängu, nii et nad läksid öösel selle maja niimoodi kuskile mäe peale, nii nad terve maja nägid, ja siis valgustitega mängisid Tetris selle maja peale. Tubades valgustid läksid põlema ja kustu. Päris vahva. All on toodud raadioprotokollid. Z-Wave, ZigBee ja Notion, KNX-ist rääkisin, Wireless M-Bus. Kõik need välja arvatud Z-Wave on samamoodi krüpteerimata. Mis tähendab seda, et Notionid, ZigBeed, Wireless M-Bussi, neid kõiki on võimalik mõjutada, ilma et sul oleks üldse mingit krüptovõtit vaja teada.
Z-Wave on neist kõige uuem, kõige populaarsem Ameerikas näiteks ja seal on krüpto peal. Küll aga ka sellest krüptost on pisut võimalik mööda minna, kus sa seal teatud võtmed saad õigel ajal pihta pandud, küll aga see on ainult installeerimise hetkel, pärast hiljem seda tänaste vahenditega seda krüpteeritud liiklust ei ole võimalik mõjutada sellisel moel, et sa mingi käsk annetad. Küll aga mis puudutab alati raadiot, siis raadiot sa võid jammeritega igal juhul segada. Mis tähendab seda, et ma just vaatan siin 2-3 avalikku hoonet on tehtud siin Z-Wave'i peal, siis ma ise mõtlen, et huvitav, et millal tuleb see päev, et keegi läheb paneb pistikutesse jammerid, nii et see kogu maja enam ei tööta. Lihtsalt, sest raadiosignaal on kõik täis ja kõik kontrollerid omavahel suhtlevad raadiosignaaliga. Ma ei tea, millal see tuleb, aga üks päev kindlasti on kuskil Postimees artikkel, et mingi avalik hoone ei tööta, sest on nutimaja. Ehk siis täna tegelikult kogu see nutimaja või targa maja värk on täiesti turvamata ja ohtlik, kui seda ei tee eksperdid, nagu olen mina. Aga kindlasti jah, seda peab tegema eksperdid ja eksperdid peavad siis rääkima kliendile sellest ohust, eriti kui nad kasutavad erinevaid raadiosignaale seal majas või hoones, avalikus hoones, kus iganes. Ja kui nad ei kasuta raadiosignaali, siis nad peaksid rääkima siis nendest kaabli võimalikest rünnakutest. Selles mõttes, et kui sa maja kuskil automaatikasüsteemi sisse saad ja kui me räägime targast majast, siis tark maja on igatpidi integreeritud ja sealt edasi saad väga lihtsasti mõjutada valvesüsteemi, sealt edasi saad lihtsasti mõjutada mis iganes lukke avada. Nii et sa võid võib-olla mõnes majas niimoodi sees käia, et sul on valvemaas, sul on lukud lahti tehtud ja lihtsalt jalutad sisse, jalutad telekaga välja näiteks. Et see sama kehtib tegelikult ka autode kohta, et kui need autod siin liiguvad pilved, siis kuidas sa oled veendunud, et see auto ja pilv omavahel suhtlevad krüpteeritud kanalil, et keegi seal ei tee seda nii-öelda man in middle attacki või mees vahel. Kuskil suunatakse liiklus vahepeal minu arvutist läbi, nii et ma näen kogu selle sisu ja saan seda mõjutada näiteks. Et igasuguste vidinatega see oht nagu aina kasvab, kuna see vidinate kasv on lihtsalt nii meeletu. Siis täna siis on nende vidinate põhilised väljakutsed need, et esiteks seda seadme tarkvara tuleb aeg-ajalt uuendada, sest et krüptograafia pidevalt on arenevas kõveras. Pidevalt siis öeldakse, et tuleks kasutusele võtta uusi krüptomeetodeid. Seadmes samas on väga piiratud ressurss ja samas ka väga piiratud krüptograafia võimekus, mis tähendab seda, et see on niisugune nokk kinni, saba lahti. Tahad küll hästi miniatuurselt väikest pisikest ambarja teha, aga sa ei saa ju sinna väga võimas protsessorit sisse panna, mis suudab seda liiklust ära krüpteerida. Teisalt sa tahad seda ambarja tarkvara ka veel kogu aeg uuendada, et päris keeruline väljakutse tuleviku arendajatele. Lühidalt kõik minu poolt. Tegingi lühikeseks, kellelgi küsimusi on automaatika, võrkude või turva kohta. Arvutieriala on teil muidugi, aga praegu on näiteks tipustehnikülikolis on isegi eriala. See küberturvalisus või? Küberneetiline turvalisus. Jah, see on vist IT-kolledžis on esimest aastat see ja ma ei kandideerinud sinna. Tööd on lihtsalt nii palju, aga ei, sellist eriala ei ole lõpetanud, jah. Alates tegelikult 16 eluaastast ma tegelikult nende majadega tegelen. Siit kooli kõrvalt ma hakkasin nendega tegutsema ja siis tänasini ma nendega tegutsen endiselt, et see turva on minu jaoks eriti nagu see hingelähedane olnud siiani. See on kindlasti üks laine turg selles mõttes, et kogu see IoT kasv rahalises mõõdus on see kasv umbes $140 miljardit väärtust, mis tähendab seda, et see kasv turu mõistes on meeletu, kes iganes neid ambarju või mida iganes siin alla võetakse, aga see vidinate ja internetistumise kasv on kindlasti väga meeletu. Ja pluss on see prototüüpimine ja ehitamine on tehtud nii lihtsaks, et siin, ma arvan, all laborites poisid suudavad väga peeneid kontrollerid kokku panna ilma erilise nagu
teadmisteta, et selles mõttes, et see on nii lihtsaks muutunud, ma arvan. Kena. Aitäh teile, kui teil rohkem küsimusi ei ole. Siis ütleme ka omalt poolt suur aitäh ettekandjale. Me saime täna teada, et me elame siis IoT maailmas ehk siis asjade interneti maailmas, aga lisaks sellele tuli välja, et me elame ka SOS maailmas, Society of Things, Society of Services, mis tähendab siis teenuste ühiskond ja hea meel on, et meil on olemas ka need eksperdid, kellelt me saame kõik need toredad teenused sisse osta. Küll aga kõigile siin kuulajatele tuletaks meelde, et mitte ükski ekspert ei taga teile seda turvalisust, kui teil endal pole pead otsas ja te eelkõige ei mõtle, mida te teete ja kuidas te teete ja kus neid asju te teete. Ehk siis väga suur osa sellest turvalisust on ikkagi teie enda teha. Aitäh! Ja kooli poolt ka väikene meene sulle selle tänase esinemise eest. Palun! Sellega on siis meie poolt täna kõik. Aitäh teile kõigile, kes te osalesite. Väikene reklaamteadaanne teile, et teil on kõigil võimalik osta endale väga-väga odava hinnaga kooli meeneraamat, mis võtab kokku, nagu ma sain aru, 100 aastat meie koolist. Seda on võimalik teha raamatukogust. Raamatukogu on lahti täna kella 6-ni. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ta maksis ainult 10 eurot. Nii et olete kõik oodatud raamatukogus seda väärtuslikku raamatut osta. Aitäh teile!